Ukraina avastas just viisi, kuidas hävitada Venemaa vaid sendi eest. Odavate droonide muutmine pideva kurnamise relvaks Vladimir Putini sõjamasina vastu. Ja sel esmaspäeval, 27. aprillil 2026, saab see pööre jõudu juurde, sest asi ei seisne ainult droonide lahinguväljale saatmises. Tegemist on sellega, et toota Ukrainas endas neid osi, mis varem tulid peamiselt Hiinast, vähendades ohtlikku sõltuvust ja võttes Moskvast ära vaikse lootuse, et Kiiev peatub komponentide puudumise tõttu. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga nüüd tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla hästi informeeritud. Reaalajas teave, parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida on nähtud usaldusväärsuse standardis. Milson Alvese. Peamine punkt on lihtne. Umbes $500 FPV droon võib ohustada Vene varustust, mis maksab miljoneid. See kulude erinevus muutis sõjaloogikat. Venemaal võib olla rohkem territooriumi, rohkem sõdureid, rohkem soomukeid ja rohkem raskeid tehaseid. Kuid Ukraina leidis viisi selle eelise ründamiseks. Kulude, kiiruse ja asendamise poolest sai lahinguväljal selgeks, et väike relv, kui seda kasutatakse massiliselt, võib tekitada tohutu probleemi suuremale armeele. See pööre ei sündinud kuskil kauges laboris, vaid tekkis surve all. Alates 2022 aastast on Ukraina pidanud kompenseerima laskemoona puudust, suurtükiväe nappust ja arvulist ülekaalu vastase kasuks. Sõdurid hakkasid kohandama kaubanduslikke droone, ettevõtted alustasid oma mudelite tootmist ja Ukraina riik muutis selle kogemuse kaitsepoliitikaks. 2025 aasta märtsis teatas Reuters, et Kiiev plaanis sel aastal osta umbes 4,5 miljonit FPV drooni, mis on rohkem kui 2 korda varasemast tempost. Suurem osa neist tuleb kohalike tootjate käest. Just siin muutub olukord Moskva jaoks kibedaks. See, mis algas improviseerimisena, on nüüdseks muutunud tööstuseks. Odav droon, mida varem peeti teisejärguliseks varustuseks, hakkas tabama sõidukeid, positsioone, radareid ja vägesid. Ukraina ei pea Venemaad ületama pelga mahu poolest. Ta peab hoidma igapäevast survet, korvama kaotusi ja sundima vaenlast kulutama palju rohkem kaitsmisele, kui Kiiev kulutab ründamisele. Aga selles mudelis oli üks tõsine puudus. Sõltuvus Hiinast. Suur osa droonides kasutatavatest osadest tuli Hiina tarnijatelt. Mootorid, kontrollerid, kaamerad, raadioside moodulid, akud, raamid ja muud tundlikud osad liikusid läbi haavatava tarneahela. See siis märkis, et Hiina domineerib odavate kommertsdroonide turgu ja et 1. septembril 2024 kehtestas Peking piirangud droonide ja nende komponentide ekspordile Ukrainasse ja Venemaale, sealhulgas lennujuhtimisseadmetele, süsinikraamidele, mootoritele, raadioside moodulitele ja navigatsioonikaameratele. Tegelikult tabas see piirang Ukraina kaitsevõime jaoks väga tundlikku kohta, mis püüdis vältida nende seadmete kasutamist sõjalisel otstarbel. Aga Kiievis nähti seda teisiti. Ukraina oli liiga haavatav ahela suhtes, mida kontrollis Moskvale lähedane suurriik Hiina. Samal ajal, kui Venemaa leidis endiselt viise, kuidas saada kahekordse kasutusega tehnoloogiaid ja komponente möödaradadel, pidi Kiiev riski kõrvaldama enne, kui see muutub tööstuslikuks kokkuvarisemiseks. Just selles punktis kiirendas Ukraina oma sisetootmist. Kohalikud ettevõtted hakkasid tootma mootoreid, plaate, konstruktsioone, antenne ja droonide osi. Motor G juhtum näitab seda liikumist. Spetsialiseeritud uudistes levivate andmete kohaselt liikus ettevõtte prototüübist masstootmisele ja jõudis ligi 100 000 mootorini kuus ja seda juba 2021 aasta lõpuks. Ukraina sõjavägi varustas end RM miljardi väärtuses varustusega. See näitab, et Ukraina ei pane lihtsalt droone kokku. Ta püüab kontrollida sõja kõige kriitilisemaid osi ise. Teine ettevõte, mida selles arengus mainitakse, on AS, mis on seotud fiiberoptilise juhtimisega, FPV droonidega. Seda tüüpi süsteem on muutunud oluliseks, sest see aitab vähendada haavatavust Vene elektroonilise sõja ees. Kuid kõige tähtsam siin ei ole mušaja, tehniline detail. Oluline on see, et ukrainlased mõistsid, et iga kodumaine komponent vähendab välise väljapressimise jõudu. Mida vähem Kiiev sõltub Hiina komponentidest,
seda väiksem on võimalus, et Moskva saab loota tootmise kunstlikule katkestamisele. Ka plaatide tootmine on sellesse võidujooksu kaasatud. Need plaadid toimivad drooni ajustena, kontrollides stabiilsust, energiat ja kommunikatsiooni. Varem tulid paljud neist välismaalt. Nüüd hakatakse neid tootma Ukrainas kohapeal. See on oluline muutus, sest see näitab, et kaitsevägi ei sõltu enam ainult välisest abist, vaid loob omaenda tehnoloogilise baasi. Ja see baas kasvab tule all kiireloomulisuse ja reaalse sõjasurve tingimustes. Tagajärg on juba jõudnud Ameerika Ühendriikidesse. 2026 aasta veebruaris teatas Ameerika sõjaministeerium 25 ettevõttest, kes kutsuti programmi esimesse etappi. Drone Dominance, mis loodi selleks, et viia odavad ründedroonid sõjaväeüksustesse suuremas mahus. Test, mida nimetatakse Gauntletiks, algas 18. veebruaril Fort Benningis. Prognoosiga umbes $150 miljonit väärtuses prototüüpide tellimusi ja kogu programmi maksumusega $1,1 miljardit 4 faasi jooksul oli sellel võistlusel nimetatud ettevõtete seas ka üks Ukraina ettevõte, Ukrainian Defense Drones Tech Corporation. Kiev Independent teatas samuti, et 2 Ukrainaga seotud tootjat kutsuti sellesse protsessi. Võistluses, mis sihib suuri lepinguid ja droone, mida toodetakse kiiretes tsüklites, mõõdetuna kuudes, mitte aastakümnetes. See on sümboolne. Pikka aega nähti Ukrainat vaid kui riiki, mis sõltub lääne relvadest. Nüüd, odavate droonide vallas hakatakse teda käsitlema kui kogemuste allikat. Ukraina rindest on saanud karm sõjalise innovatsiooni kool. See, mis töötab Venemaa vastu, huvitab Pentagoni, huvitab Euroopat ja huvitab iga sõjalist jõudu, kes jälgib nüüdisaegse sõjapidamise järgmist etappi. Ukraina kasutab seda jõudu ka selleks, et kompenseerida mehituspuudust. Venemaal on rohkem inimesi, suurem territoriaalne sügavus ja rohkem sõjalist jõudu, kuid droonid aitavad seda erinevust vähendada. Need võimaldavad luuret, rünnakuid ja survet ilma, et nii palju sõdureid oleks vaja ohtu seada. Need ei asenda vägesid, kuid suurendavad iga üksuse ulatust. Sõjas, kus iga sõdur loeb, muudab see olukorda. Hiina on endiselt sellel mängulaual keskne tegija. Nende kontroll akude, mootorite, haruldaste muldmetallide, magnetite ja elektroonikakomponentide üle annab Pekingile tohutu jõu. Sõltuvus Hiina osadest ei ole probleem ainult Ukrainale. See on probleem ka Ameerika Ühendriikidele, Euroopa Liidule ja tootjatele üle kogu maailma. Kui rivaalitsev riik kontrollib tööstuslikke kitsaskohti, võib ta muuta kaubanduse poliitiliseks relvaks. Seetõttu ei ole Ukraina droonide Hiinast vabastamine lihtsalt detail, vaid ellujäämise küsimus. Ukraina teab, et ta ei suuda veel kõiki Hiina osi eemaldada. Akusid, süsinikmaterjale ja mõningaid sensoreid on endiselt raske asendada, kuid eesmärk on riski võimalikult palju vähendada. Kui varem olid droonid peaaegu täielikult Hiinast sõltuvad, siis nüüd on suund rohkem tootmisetappe koha peale tuua, tarnijaid mitmekesistada ja tootmist jätkata ka surve all. Just sellepärast mõjutab odavate droonide areng Moskvat nii palju. Vladimir Putin võib proovida tehaseid hävitada, partnereid survestada ja omaenda tootmist laiendada, kuid ta ei suuda kustutada kogemust, mille Ukraina on juba omandanud. Ta ei suuda kustutada seda, mida õpitakse. Iga ettevõte, mis kasvab, iga toodetud partii ja iga kodumaistatud detail loob baasi, mis ei kao kergesti. Tulemuseks on uut tüüpi surve. Venemaa seisab silmitsi tankide, suurtükiväe, rakettide ja sanktsioonidega. Kuid ta seisab silmitsi ka millegi raskemini mõõdetavaga. Detsentraliseeritud, odava ja üha vähem sõltuva Ukraina tööstusega. Kahju ei tule ainult plahvatusest rindel. See tuleb majanduslikust arvestusest, mis kurnab Vene masinad päevast päeva. Lõpuks leidis Ukraina odavate droonide näol viisi, kuidas Venemaad kurnata, kasutades selleks kulutõhusust, mastaapi ja tööstuslikku nutikust. Ukraina ei taha ainult vastu pidada, vaid soovib muuta sendid pidevaks surveks Kremlile. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi rohkem seotud Milson Alvese kogukonnaga.